kõikidele on taas vlogimise aeg ja ma oleks praegu peaaegu unustanud teid kätte võtta, aga ma iseenda jaoks mõtlesin, et oleks täna tore aeg vlogida. Nagu te näete, on mul massive värvirant peas, sest ma eile õhtul värvisin endal juukseid. Ja kuna mul on nahk üsna kuiv, siis mul jääb täiega naha külge värv ka. Aga mina siin vaikselt pakin Naala asju kokku, sest tema läheb meil vanaema juurde hoidmiseks. Vanaemale külla paariks päevaks ilma meieta. Ja ma kõigest räägin pärast täpsemalt teile, aga ma praegu tegelen tema asjadega kokku pakkimisega, sest et mul lihtsalt see hommikune aeg praegu lippab niimoodi käest, et ma pean lihtsalt sellega tegelema. Ma tahtsin teile veel näidata, mis ma siin tellisin oma nii-öelda õe ja ülemuse initsiatiivil, sest et nad jagasid enda Instagrami storydes midagi nii imelist, et ma olin kohe müüdud ja ma pidin ka tellima ja see pakk jõudis eile minuni, aga ma ei jõudnud eile selle pakiga tegeleda, sest ma jõudsin nii hilja koju, aga ma lihtsalt vaatan seda ja ma ei raatsi siit mitte midagi puutuda, sest et nagu ideaalsemat pakki ei ole olemas. Tada! Maasikad ja vaarikad ja mustikad, see on siis Fresh Fruitist tellitud, see ei ole sponsoreeritud, ma ise tellisin, ise maksin nagu kord ja kohus, aga ma lihtsalt pean seda jagama, sest need on nii ilusad ja nende maitse on lihtsalt imeline ja need on nii suured, üks mustikas on nii suur ja need maitsevad nii hästi ja need maasikad on nagu mega suured. Ma juba ootan, et me saaksime neid sööma. No nii, me jõudsime nüüd Naalaga autosse, saime toas oma asjad pakitud. See oli lihtsalt räme tuisk, ma tulin mingi õuest mingi. Ma lähen jookse ruttu autosse, et jätan hõlmad lahti. Ja siis jõudsin maja taha, see oli mingi niimoodi nagu räigelt tuiskab, nagu oleks kuskil mere ääres. Aga nüüd me lähme siis Naalaga Erki vanaema juurde, viime ta sinna. Naala läheb Erki vanaema juurde hoidu, kuna meie Erkiga läheme Pärnusse. Me läheme hotelli, see on täiesti nagu, me ei lähe inimeste sekka, me läheme lihtsalt kahekesi hotellituppa, et puhata lihtsalt, ma ei tea, nagu siuke väike minipuhkus, et me saame nagu kuskile eemale. Ma tean, siit võib tulla 100 eri arvamust, et praegult peaks üldse kodus istuma ja mis kõike veel on, aga me tõesti läheme ainult hotelli, seal on kõik väga-väga turvaline. Hotellis on samamoodi täituvuse nõue ja kõik on hästi ette valmistatud, et ei ole mitte midagi nii-öelda ohtlikku. Et praegult, olgem ausad, sa võid selle koroona korjata üles ka täiesti tavaliselt toidupoest piima ostes, mis iganes, et nagu ma ei tunne, et meie nüüd oma Pärnusse minekuga midagi oluliselt valesti teeksime. Me oleme vastutustundlikud ja mis kõike veel ja me viimegi Naala Erki vanaema juurde, kuna seal on tal kõige mõnusam olla. Seal Erki vanaemal on aega temaga tegeleda ja temaga olla ja samas on seal Erki vanemate koer, kellega ta saab mängida ja tal on kindlasti lõbus. Ma juba praegu näen ta käitumisest ära, et ta saab aru, et ma ta kuskile viin, et on terve hommiku olnud väga-väga veider. Nagu vaatab mind, et miks sa mu asju pakid ja et nagu miks me üldse siia autosse tulime, ta on nagu hästi-hästi imelik ja ta saab aru, et ma ta kuskile viin. Aga kõik on nagu hästi, ilmselgelt tal on alguses väike masendus, ta ei ole meist niimoodi eemal olnud, aga ma usun, et ta saab olema tore ja kõik on hästi, et ei ole mitte midagi halvasti. Aga ma jutustan teiega pärast veidi rohkem, praegult ma hakkan tegutsema, hakkan sõitma, käime ruttu poest läbi ja viin ta siis ära. Ja teiega kohtume juba järgmises klipis. Mina taas kord autos, nüüd on meiega liitunud Erki ka. Me sõidame nüüd Võrust Pärnu suunas, just startisime ja mul tuli just kuidagi mega uni peale. Kaks magada. Aga Naala sai kenasti viidud. Parem on, et Erki seda ei näinud. Sest Erki on see, kes on täpselt siuke, et ma hakkan teda igatsema. Me sõidame koju tagasi. Et Erki ei näinud seda, kuidas ta sinna maha jäi, aga kõik on hästi ja saame nüüd hakata oma puhkust nautima. Ma võtsin meile tee peale kaasa ka siia maasikaid, enamus on meil pagassis, et meil oleks hotellis hea neid nosida, aga ma võtsin tee peale ka veits kaasa, et saab siin vahepeal
Nii, meie oleme nüüd Pärnusse kohale jõudnud. Mõtlesin, et ma teen teile kiire tuuri siin, enne kui me suudame kõik sassi ajada nagu ikka. Oma asjadega tulles igale poole asjad laiali. Nii et ma arvan, et alustame ukse juurest. Terekest! See on meie väike, armas, tagasihoidlik hotellituba, mis on tegelikult päris avar ja mõnus. Mulle meeldib täiega, et see voodi on nii kõrge, sest et mulle kõrged voodid hullult meeldivad. See tundub mega mugav. Siuke voodi. Siis on siin lauakene 2 tooliga. Nii, toast läheb siia edasi vannituppa. See on suht siuke tagasihoidlik, aga mõnus roosiõitega kaunistatud. Ja siin nurga taga on vann, mida ma olen juba kaua igatsenud ja oodanud. Ja siit on aken ka tegelikult tuppa. Et siit näeb telekat. Ja ega see ongi meie tuba. Ei olegi midagi erilisemat. Ilusat puhkust, Erki. Meie tellisime endale nüüd Wolti kaudu süüa, sest me mõtlesime, et me täna nagu meile pakuti, et me saame täna ka tellida siit tuppa endale süüa, et restoran on nagu, ütleme nii, et hotelli nagu inimestele selles mõttes avatud, et kui keegi tahab tellida, aga me otsustasime, et me täna ei telli, et meil on homme siin niikuinii õhtusöök. Et siis me tellisime hoopiski Woltist mingit tänavatoitu. Ma ei tea, ma võtsin mingi sinihallitusjuustuburgeri ja Erkile võtsin mingi veiseburgeri. Ja eks näis, kuidas need maitsevad. Kõht on küll juba tühi, sest et me sõime kodus mingi 12 ajal. Ja kell on 5, nii et tahaks küll juba natukene süüa. Ja meil andsin need hommikusöögi blanketid, mille me saame ära täita ja valida endale nii-öelda söögid, mis me hommikul tuppa tahame. Nii et mina tegelengi nüüd kohe sellega. Palun valida üks eelistatud munaroog. Valik number 1. Omlett singi ja juustuga, värske salati, viineri ja peekoniga. Teeme. Valik number 2. Munapuder, peekoni, värske salati ja viineriga. Ja valik number 3. Praemuna, peekoni, värske salati ja viineriga. Ehk siis põhimõtteliselt kas omlett, munapuder või praemuna. Hästi. Läheb härrale omlett. Nii, meie toit saabus üllatavalt kiiresti. Njamma. Vaatame siis, mis kelle oma on. Vaatan teid siia. See on vist sinu oma. See on see rebitud sealiha. Minu oma on see sinihallitusjuustuburger peaks olema. Ühesõnaga. Hakkame siis sööma. Meil on patu nädalavahetus. Ja naudime seda. Cheers. Cheers siis. Tere hommikust! Me oleme siin nüüd hotellis ärganud ja me ootame oma hommikusööki. Me eile täitsime need lehed ära ja siis pidi nagu kellaaja panema ja ma viisin need vastuvõttu ära, kui ma söögile järgi läksin. Ja ma lihtsalt ei mäleta, kas ma panin sinna, et me soovime kell 10 või ma panin 10.30, sest me alguses rääkisime, et võiks 10.30 võtta ja siis lõpuks me mõtlesime, et paneme ikka 10 ja siis lõpuks ma ei mäletagi, mis ma panin. Võib-olla panin üldse mõlemale erinevad. Aga ma eeldan, et ma panin 10.30, sest kell on praegu vist 10 läbi mõni minut või. Ja meil ei ole veel sööki toodud. Nii et me nüüd ootame. Meil oli mõnus öö, ma ei tea, me ei märganud vist kordagi ülesse. Ja mul tuli õhtul lihtsalt räigelt uni, see vann nagu ikka hullult väsitas. Nagu siuke sauna tunne oli. Nii et nüüd... Oota, mis ma siin peal teen? Sa ka siin. Siu. Ühesõnaga, me ootame siis ja vaatame, mis meile head süüad antakse. Nii, meile toodi nüüd söök. Kaks väga toredat neiud tõid meile söögi ja
millest alustada tõesti? Nagu mega hea. Oh my god, mul kõht mega tühi. Head isu. Kell on juba märkamatult saanud peaaegu 1 ja me oleme ikka toas, ei ole välja veel läinud. Aga me sõime ennast hommikusöögist nii täis, et me lihtsalt pidime natukene kosuma, et jälle jalule saada. Aga nüüd me oleme siin ennast enam-vähem riidesse sättinud ja me lähme sellist asja tegema nagu uusi velgesid ostma autole, sest et Erki leidis netist ja ta on otsinud päris tükk aega ja ta nüüd leidis ja me lähme otsime need ära ja palju sinna on 100 kilti või? 106 kilti. 106 kilomeetrit on sinna, nii et meie puhkus on kena, aga no lähme käime seal ära, siis meil jääb veel pärast aega minna kuskile jalutama, tahtsin mere ääres käia, et hakkame minema või? Yeah. Me jõudsime nüüd oma sihtpaika, Erki läks nende velgedega tegelema, oodatavasti sobivad, et me ei sõitnud asjatasi, sest me sõitsime no umbes 1,5 tundi juurdatult sõitsime siia, nii et päris korralik tee, aga enne kui me siia sõitsime, siis me käisime Pärnu Rabahalli juures, seda kohta enam ei eksisteeri, aga põhimõtteliselt ma käisin väiksena seal mitu korda võrkpallilaagris, meil olid seal suured suvised laagrid, mingid pallitrennid, siis igasugused jooksud, rannatrennid, kõik värgid, särgid, asjad, nagu hästi nagu sihuke intensiivne laager oli ja see oli nagu, ma enam täpselt ei mäleta, mitu suve me seal käisime, aga viimane äkki oligi, kui ma olin mingi 12-13, ma tõesti ei mäleta täpselt, aga nagu see oli väga nagu lege koht ja mul on sealt nii räiged mälestused ja kuna me nüüd sõitsime nagu Pärnust üle jõe, siis ma mõtlesin, tuli nagu meelde see koht. Mul nagu mingi mälupilt on veel nagu alles, et kus see asub täpsemalt ja mis selle ümbruses on ja nii ja naa, siis mul nagu sõitsime üle jõe, siis mul tuli kohe meelde, et et see peab kuskil nagu siin olema, et ma tahaks seda paika näha, ma teadsin, et see on nagu kinni pandud. Et see oli nagu hästi siuke vana hoone, aga ma leidsin selle Mapsi pealt ülesse ja me sõitsime sinna selle maja juurde, ma panen siia ka pildi sellest, ma tegin autos pilti ja see on lihtsalt nagu täiega mälestuste paik, nagu täielik nostalgia, mul tuli nagu seal kohapeal nii palju asju meelde ja nagu lahe oli näha seda paika, et mis kõik nagu kunagi toimunud on ja see on üks asi, mida ma arvan, ma täiega igatsen, sest kui ma seda meenutan, siis see oli päris nagu, need olid nagu ikka väga leged laagrid, et 30 kraadiga rabajooksud, kus sa nagu sured, nagu mul on lihtsalt nagu mingid siuksed väiksed detailid sellest kõigest meelest, aga see oli täiega lahe laager alati. Nii et mega kogemus ja väga lahe, et ma seda nägin nüüd jälle. Ja ma loodan, et Erki ei lähe siin kaua. Mul on siin väike poolik pakk kommikesi kaasas. Nosiks neid natukene. Ja ma väga loodan, et need väljad sobivad. Aga järgmises klipis saada teada, kas sobivad või mitte. Erki tassib neid siia peale, nii et sobivad, jah? Sobivad, jah? Jaa. Lõpuks ometi ta täidab oma unistused, on juba nii kaua neid velgi otsinud ja lõpuks ta leidis, mis talle meeldisid. Ja kui ta mulle neid velgisid näitas, siis ma eesväraks tõenul, et nii ilusad ja ta ütles, et ma ei ole kunagi nii öelnud, kui ta mulle näidanud. Nii et minu sõna luges. Käisime poes ära, leidsime vanaemale kingituse ja mõtlesime, et tuleme vaatame merd ka, sest mis see Pärnu on ilma mereta on ju. Siin on veits tuuline. Aga selle poolest natuke kingimisi. Hotelli tagasi ja nüüd me ootame oma õhtusööki, kaua meil aega on? 40 minna.
ühesõnaga mingi alla tunni on aega, kõhud on juba väga tühjad, sest me tegelikult oleme hommikuse söögi peal, mis me siin sõime. Ja kõht püsis üllatavalt täis, kuigi nagu ma ei ütleks ka nagu, et me sõime nagu nii täis ennast, et jube raske oli. Vaid lihtsalt kõht oli nagu täis. Ja nüüd ootamegi oma õhtusööki ja tegelikult selles paketis peaks olema... Spagetis või? Ütlesin või? Tegelikult selles paketis peaks olema romantiline õhtusöök siis restoranis, aga kuna teadagi on kõik restoranid praeguseks hetkeks meil siin Eestis suletud, siis tuuakse see toit tuppa ja ma nüüd ei kujutagi nagu ette, kas nad nagu kuidagi serveerivad seda siin või ma ei tea, kuidas see nagu ette peaks nägema, kas nad lihtsalt toovad meile toidu nagu hommikul või nad nagu reaalselt teevad nagu selle laua siin kuidagi ilusaks, ma ei kujuta ette. Pluss nagu see, et restorani oleks ju ikka läinud mingite veits ilusamate riietega ja ennast sättinud, aga praegult on nagu see tunne, et miks ma ennast peaks sättima, kui me oleme siin ju niikuinii kahekesi ja ei ole siukest restorani vaibi. Et oleks lihtsalt niimoodi hubaselt tavaliste T-särkide ja asjadega, et ei ole mõtet sättida, nii et ma arvan, et me võime olla. Mis sa arvad? Ma näiteks ei viitsi püksigi olla. Nüüd saabus meie õhtusöök. Mul peaks olema maisikana ja Erkil on seakülg või? Vist jah. Ja siuksed mõnusad praekesed ja veinikesed ja meile toodi väike ROK, mida ei olnud seal tegelikult kirjas. Ja siis poole tunni pärast tuuakse magustoit. Nii et head nautimist. Meie eriti romantiline õhtusöök on pearoovadega peaaegu lõppenud. Me oleme nagu täiesti maakad siin toas. Veel on nii palju nälja saanud siin juba, aga mulle toit väga maitses, hästi toitav oli. Mõnus, samas nagu lihtne. Erki ütles, et tema seakülg oleks võinud olla soolasem. Muidu on enam-vähem. Nii et ma siin ei jõua seda lõppu ära süüa. Ja need eelroad olid ka mega maitsevad, siuksed mingi peedi värk, aga hästi maitsev oli. Peedi sushi oli. Jah, nagu jah, oleks olnud peedi nagu siuke hosomaki. Ja nüüd me ootame oma magustoitu. Mind juba huvitab, milline see on. Mind alati huvitab nagu magustoit, aga Erkil on suht suva nendest. Nii et cheers to this. Käes on magustoidu aeg. See näeb päris jammi välja, nii et hakkame mäkkima. Mõnusalt on aega edasi läinud, ma olen vahepeal siin vannis käinud. Ma tegelikult täna mõtlesin, et äkki täna ei lähegi, aga siis me Erki kõhtsööklauas rääkisime, et teeme täna nii, et mõlemal on oma aeg ja mina olin vannis, pool tunnikest vähemalt olin ja nautisin ja nüüd läks Erki vanni ja naudib seal. Ja just hakkas telekast Paberlinnade film. Ma olen seda käinud kinos tegelikult vaatamas, aga ma mõtlesin, et las ta käib meil siin taustaks ja vaatan seda veel kord siis. Aga nii hea on olla peale vanni nagu siuke lõõgastunud tunne. Ja nüüd on küll täpselt nagu see, et lähed teki alla, siis siin filmi kõrvale midagi veel näksiks ja nagu see on lihtsalt ideaalne minipuhkus praegu. Ja ma olen nagu nii super õnnelik, et meil oli see võimalus siia tulla. Nii et on meie aeg nüüd siin nautida veel viimase õhtu võlusid ja võtta lihtsalt puhkusest viimast. Kaunist pühapäeva hommikut. Ilm ei ole küll kaunis, aga päev on ikka kaunis. Meie ärkasime varakult täna või noh, olgem ausad, mina ärkasin, Erki veel siin praegu uneleb. Mina ärkasin 7 ajal ja tahtsin ennem hommikusööki kõik korda teha. Et kui me hommikusöögi ära sööme, siis me lihtsalt võtame oma asjad ja lähme, et me ei hakka midagi settima. Sest et nagu ma vist juba mainisin ka, siis esiteks me lähme koerale järgi ja teiseks Erki vanaemal on homme sünnipäev. Nii et me tähistame täna ka seda sünnipäeva natukene
ehk siis me lähme sünnipäeva lõunale ja üritame tolleks ajaks kohale jõuda. Hommikusöögi tellisime täna 8:30, praegu on pool tundi veel aega. Et ootame. Aga tegime jah siin kõik korda. Ma näiteks võtsin voodipesu ära, sellepärast et mul on nagu hotellides olles vist mingisugune kiiks, et ma üldjuhul üritan nagu voodipesu ära võtta, et koristaja peaks seda enam tegema, kuigi minu kohus ei ole ka seda teha, aga nagu ma mõtlen vist niipidi, et kui mina ise oleks see koristaja, siis mul oleks nii mõnus nagu minna mingisse tuppa, kus on juba voodipesu ära võetud ja ma peaksin selle uue ainult peale panema, et ma ei peaks enam seda vana hakkama võtma. Nii et ma võtsin musta voodipesu ära ja tegime voodi korda ja siis on koristajal hea tulla. Ja enda asjad on ka enam-vähem koos, nii et ei jäägi muud üle kui oodata. Joon siin vett, sest et mu arust on siin toas nii palav ja ma hoidsin akent lahti ja Erki alates on siin toas nii külm. Ja ma ei tea, aga me ostsime vanaemale sellised lilled. Erki, mis lilled need on? Sollast. Erkil on mingi kiiks, et ta ei tea, mis lilled on. Ükskord poes vaatasime ka nagu nartsisse, need on nartsissid on ju. Ja siis pärast meil tuli nartsissidest juttu ja Erki oli, millised need nartsissid on? Aga me just vaatasime neid poes. Ühesõnaga ostsime Erki vanaemale sellised ilusad nartsissikesed potiga ja siis ostsime selle potiga juurde, et kingime talle hoopis need lõikelillede asemel. Ilusad kevadised lilled kevadisele sünnipäevalapsele. Aga ootame nüüd, sest et nüüd võiks küll juba süüa. Meie hommikusöök saabus. Nii et hakkame nautima seda viimast hommikusööki, mis siin on. Mina täna muna ei võtnud, ma võtsin hoopis pudru, nii et head isu siis. Jah, täna. Kuidas teile maitseb teie hommikusöök? Hästi. Hästi. See lilltähega sobib siia lihtsalt. Ostsime vanaemal lille ja nüüd kaunistame sellega oma tuba. Aga väga maitsev on ju. Oleme jõudnud ajajärku, kus kanname maski ka hotellitoas olles. Ja tegelikult me läheme kohe ennast välja registreerima siit. Ja ma juba panin jõusa maski ette. Ühesõnaga väga maitsev hommikusöök oli, jäime väga rahule sellega, et kahju on ära minna, aga samas meie naalake ootab meid ja see tekitab ka veits elevust meile. Sest tavaliselt on puhkuselt ära minna, see on see, et jälle argipäeva tagasi, väga masendav. Aga nüüd on see, et me näeme naalat. Seega, let's go home ja tšau sellele toale. Ma arvan, et me siinkohal tõmbame selle vlogi kokku, sest nagu puhkus saab läbi, saab ka see vlog läbi. Ja Erki, kas sa jagad kommentaare, kuidas sulle meeldis? Väsitav puhkus on väsitav alati, jah. Aga jäid rahule või? Ja väga tore minipuhkus oli, kuigi ilmaga meil üldse ei vedanud. Täna on hullem ilm, kui oli eile. Aga polegi hullu. Me saime lihtsalt olla ja puhata ja see ongi tähtis. Ja me hakkame nüüd kodu poole sõitma. Meid ootab ligi 3-tunnine sõit ees. Aitäh sulle, et seda videot vaatasid. Meie anname omalt poolt garantii, et Villa Vesetis on mõnus ja sa võid siia tulla. Ja siin oli praegusel ajal nagu nii vaikne. Ma ei tea, palju me kokku inimesi nägime. 2, 3, 4 inimest maksimaalselt, et nagu väga tore ja teenindajad on super sõbralikud ja vastutulelikud. Ja see on meie garantii ja see ei ole sponsoreeritud, me ise tulime vabatahtlikult, me ise maksime, lihtsalt jagame sinuga ka seda head kogemust. Aga aitäh sulle ja mis me ütleme? Ütleme. Tšau! Tšau!